Me kõik teame, et vastutuse oma tervise eest peaks võtma iga inimene, eriti naised, kelle elukvaliteedis sõltub ka nende lähiringkonna heaolu. Ning naiste seas kõige levinum vähk on rinnavähk. Jah, just nii on, et nii üle maailma kui ka Eestis on nii, et naiste seas kõige see levinum vähk on rinnavähk, et Eestis on umbes 800–900 vähijuhtumit ja mis on võib-olla hea osa selles, et varakult avastatud rinnavähk on ravitav, et sellepärast me julgustamegi alati naisi varakult pöörduma, et saaks õigeaegselt diagnoosi ja saaks õigeaegselt raviga alustada. Kuidas Ida-Tallinna Keskhaiglas on rinnavähi sõeluuringud korraldatud? Kõik patsiendid, kes on saanud siis sõeluuringu kutse, seal vanuses 50–74, et nemad saavad siis kas helistada meie siis registratuuri telefonil või siis ka terviseportaali kaudu ise broneerida aja mammograafiasse. Ja kui kiiresti tuleks sõeluuringu kutsele reageerida? Üldkokkuvõttes võib öelda, et naine võib panna siis ükskõik millal endale sobival ajal siis selle aja, aga võib-olla ei ole mõistlik jätta seda päris sinna aasta lõppu või viimasele hetkele, et kuna mõnikord peab ka natuke ootama järjekorras ja samamoodi, et kui kohe reageerida, teha see uuring ära, see annab ka inimesele endale sellist hinge ja meelerahu, et hea on teada, kõik on korras, et siis 2 aasta pärast jälle tagasi tulla. Levib arvamus, et mammograafi uuringud on valusad. Kas see vastab tõele? No ütleme nii, et nad ei ole valutud, nad võivad olla ebamugavad, aga kindlasti on nad ka üleelatavad. Et mingil määral siuke survetunne on loomulik, aga kõik naised on suutnud seni minu patsiendid selle mammograafia uuringu ära teha, et seda ei pea küll kartma. Väga oluline on ju ka ise oma rindasi kontrollida. Kuidas oleks seda siis kõige õigem teha? Et üldjoontes enesekontrolliga on niimoodi, et mõistlik on siis seda teha peale menstruatsiooni, et kuna enne menstruatsiooni ajal võivad rinnad olla pisut hellad ja tundlikud ja samamoodi võib rindades mingisuguseid muutusi olla, et siis peale menstruatsiooni on siuke rahulikum periood ja siis võiks naine ise mõlemad rinnad ära kontrollida. Me soovitame siis seda teha, ütleme, kui naine on duši all, keha on nagu ära seebitatud, et nahk on libe, et siis on igasugused kühmud ja muutused paremini tunda. Ja mõte on siis selles, et kogu see rinnanääre saaks läbi käidud, et me kas siis niimoodi spiraali mööda või siis kella osuti liikumise suunas, siis niimoodi rinnanibu suunast rinnanäärme serva poole, siis rinnanääre niimoodi läbi katsuda. Naised, kellel enam menstruatsioon ei käi, kas siis on jõudnud menopausi või osadel on mingisugune hormonaalne vahend, mis tõttu näiteks neil menstruatsioonid ei käi, nemad võivad lihtsalt panna telefoni näiteks meeldetuletused kord kuus, siis nad kontrolliksid oma rinnanäärmed üle. Ja kõik naised, ükskõik mis vanuses, et kui neil on mingi probleem või mure, saavad panna siia rinnakeskusesse endale aja ja selle jaoks ei ole saatekiri vajalik.